Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna vaatame, kuidas koolielu portaali kogukondades tavakasutajana liigelda. Ma olen koolielu portaali juba sisse loginud ja kui ma valin siit kogukonnad, siis esimene asi, et kui ma tahan mõne kogukonnaga ühineda, siis kuidas see võiks käia. Üks variant on see, et kui ma otsin endale sobiva kogukonna või ma juba tean, et mingisugune kogukond on olemas, no ma võtan siit praegu täiesti suvalise lahti, ma tahan siis sinna minna, näha, mis seal toimub, siis on siin kogukonna juures selline nupp nagu palu liikmelisust. Ja kui siis ma sellele klõpsan, siis selle kogukonna omanik saab üle vaadata, temale tuleb teade, et vot, et mina tahan liikmeks saada ja tema saab siis sellega siis nõustuda või mitte nõustuda. Teine võimalus on see, et äkki on mind keegi juba kutsunud kogukonda ja selleks on siin selline väike menüü nagu kogukonna kutsed. Klõpsates selle peal näen ma, kas mind on kutsutud ja ma näen, et ahaa, mind on kutsutud e-kursusele interneti turvalisus koolielus. Ja kui ma olen sellega nõus, siis ma klõpsan nõustu. Ja jõudsingi siis siia kogukonna lehele. Kõigepealt nüüd siin esilehel siis, mis siin on. Kõigepealt ma saan lugeda selle kogukonna kohta, mis ta on. Nüüd kui ma kerin siia allapoole, siis siin on tegelikult välja toodud ka kogukonna võtmesõnade pilv, siis teadete tahvel. Ma näen siin viimaseid postitusi ajaveebe, viimaseid faile, viimaseid tegevusi, arutelusid ja nii edasi. Aga lisaks sellele, et see all on siin kõik olemas, siis tegelikult on siin olemas ka vasakul pool menüü, kus on siis näha selle kogukonnaga seotud tegevused. Ja kui mind näiteks huvitab, kes on liikmed, siis siin on olemas ka kogukonna liikmed ja minnes siis selle väikese ikoonikese peale tuleb ka nimi ja ma saan näha, kes need liikmed on. Aga vaatame siit ülevalt poolt, et mida siis üks kogukond võib sisaldada. Et selle on tavaliselt ära määranud kogukonna looja ja iga kogukonna puhul võib see olla natukene erinev. Selles kogukonnas on võimalik siis vaadata, millised on olnud kogukonna tegevused. Kui ma klõpsan kogukonna liikmete loodud materjalid, siis viiakse mind tegelikult kogukonnast välja ja ma näen kõiki neid materjale, mida need kogukonna liikmed on ka muidu koolielus loonud. Nii. Kogukonna arutelud on siis tegelikult selline foorumi koht ja kui ma tahaksin siia siis midagi postitada, siis ma lihtsalt klõpsan lisa arutelu teema, panen sellele postitusele pealkirja, et noh, näiteks mul on mure, siis kirjutan selle teksti ära, mida ma tahan siis postitada ja panen ka märksõnad, kui soovin, et sellisel juhul on seda kergem üles leida. Klõpsan nupule salvesta. Kogukonna ajaveeb on siis selline võimalus, kus on võimalik kirjutada selliseid ajaveebi postitusi, et siin klõpsates nupule lisapostitus saan ma selle lisada, aga ma saan ka lugeda siis, mida teised on siia postitanud ja vaadata seda. Kogukondade lehekülgede puhul on võimalik siis luua selline struktuur, kus tegelikult on siis nagu mõnes mõttes tehtud kodulehekülg, et näiteks kuna see on nüüd koolituse kogukond, siis ma saan siin näiteks nädalate kaupa vaadata, mis on siia lisatud, et siin on erinevad tegevused, kui ma siin klõpsan tegevus õpilastega, siis ma saan lugeda, et mida peab tegema, siin on erinevad lingid ja siis on siin need, kes koolitusel on osalenud, lisanud siis terve hulga kommentaare. Kui mina tahan lisada, siis ma lähen jälle siia kõik alla, klõpsan jätta kommentaar ja postita kommentaar. Nii et lehekülgede all on võimalik siis seda teha. Ja siis on olemas ka kogukonna failid. Praegu on siin üks fail lisatud, aga kui mina tahaksin lisada, siis ma klõpsan nupule lisa fail ja saan siis kogukonda lisada ka faili. Nii, proovime seda faili lisamist ka choose file. Otsin arvutist üles mõne faili. Faile võib väga erinevaid panna. Nii, panen siia näiteks Photobeatsi juhendi.
nii klõpsan, kirjutan ka pealkirja. Võin panna kirjelduse, mida see sisaldab siis, kasutusjuhend. Samuti saan jälle lisada märksõnu ja nüüd ma saan siis ka määrata ära selle, kes seda faili siis tegelikult näevad, et ta võib olla kas privaatne, sisse loginud kasutajad näevad täiesti avalik või kogukondade puhul on kõige loogilisem ja vaikimisi see, et seda näevad selle kogukonna liikmed. Ja siis ma saan tegelikult määrata ära selle, millal see fail avalikuks üldse läheb. Et kui ma näiteks teen ise koolitust või tahan varakult mõne töö üles panna, aga teistele veel ei taha näidata, siis ma saan valida, klõpsates siin kalendri peal, et millal siis teised seda tegelikult näevad. Ja siis on siin ka punaselt kirjutatud, et kinnitan, et laen üles faili, mille jaoks on mul õigus. Et see tähendab, et see peab ikkagi olema minu loodud või on mul selle loojaga siis kokku lepitud, et mina selle üles laen. Ja klõpsan nupule lae üles. Ja see fail laetakse mul siis siia koolielu kogukonda. Nii, ja siin ta mul on. Näha, et on minu poolt loodud ja nüüd ma saan siis erinevaid asju sellega teha, et ma saan ta ära kustutada, ma saan teda muuta ja vot saada õppevarasse on nüüd selline oluline nupp, mis võimaldab saata ta mul kohe siis koolielu aine eksperdile ülevaatamiseks, et mul on siin kogukonnas midagi head valminud ja nupul klõpsates siis läheb ta hiljem siis siia õppevara alla. Nii, aga nüüd kui ma olen selles kogukonnas kõik oma tegevused ära teinud ja ma millegipärast seal enam olla ei taha, siis tegelikult kogukonnast on võimalik ka lahkuda. Selleks ma klõpsan siis selle kogukonna avalehe lingile ja siis siin kõige peal on selline nupp nagu lahku kogukonnast. Sellel lingil klõpsates saan ma kogukonnast ära minna.